Tere õhtust, kaasmaalased! Täna on siis päev tõenäoliselt selline, et 2 nädalat on mööda läinud uuest osast. Niisugune uskumatu asi on ju. Väga paljud teist on mulle kirjutanud, et mis toimub, Sten, miks sa ei ole uusi osasid laadinud ülesse. Millal tuleb uus osa? Väga palju kirju on tulnud. Kes followib mind Facebookis, siis teab vastust sellele tõenäoliselt juba. Kes ei followi, siis all on link kindlasti minu Instagramile ja Facebookile. Sealt saate kõigega kursis olla aktuaalsetel teemadel. Nagu näete, siis seljatagune on natukene uus, teistsugune kui varem ja on juhtunud niisugune asi, et kolisin vahepeal Rakveresse ja see protsess ise võttis päris pikalt aega ja siis iga nädalavahetus, kus ma tavaliselt käin filmimas, on olnud kellegi sünnipäev või siis on mingisugune ostsime riiuli, käisin otsimas riiulit ja nii edasi. Ühesõnaga, väga palju igasugust jooksmist olnud, pole aega üldse olnud ja nüüd on see, et ilm on halb. Ma olen terve nädal tahtnud filmi minna veekogude ringvaate osa, aga ilm on halb ja ma ei ole saanud minna. Ja üks hästi suur faktor on see, et kes mäletab siis, kes on algusest peale jälginud mu kanalit, siis alustasin kanalit sellega, et tahtsin kaalust alla võtta ja nüüd viimased 2 kuud, suve ajal need 2 kuud, sai natukene liiga palju lulli lastud ja toitutud valesti ja trenni ei teinud väga. Kaal ei tõusnud. Ma kaalun 90,6 kilo, pole kunagi nii kerge olnud. Aga nüüd ma olen viinud ennast jälle nagu samale õigele joonele tagasi. See ei ole lihtne protsess, vaata. Toitumine, korda, väiksemad portsjonid, trenn ja nii edasi. Ja millega me siis tähistame seda, et oleme jõudnud õigele kaugusele, et me teeme korralikult trenni, toitumine on korrektne, tähistame sellega, et teeme pizzat ise. Napolitani pizza ja ma ei ole kunagi pizzat teinud ja ma mõtlesin, et vähemalt võtame selle koos videopilti, kuidas ma esimest korda elus pizzat ise teen, pizza tainast kõike. Tainas siis elus esimest korda teen üldse tainast, ma ei ole leiba teinud, ei ole saia teinud, mitte midagi ja minu jaoks täiesti uus asi, mul on siin pärm, elus esimest korda hoidsin pärmi käes, siin on 1 gramm teda, natuke alla 1 grammi ja retsept on siis selline, pool kilo jahu, 300 milliliitrit vett, 15 grammi soola ja pärm. Ja kuidas te, kallid härrased, et tahate oma pitsaga alustada? Me kallame siia kausi sisse, kallame kõik oma vee. Vähemalt pizza chef ütles, et alati alusta vee ja soolaga. Alati vesi ja siis sool, kõige tähtsam. Kallame 15 grammi soola otsa, segame selle soola ära, kõik asjad teeme siis käsitsi. Võib mikserit kasutada, aga ei pea. Järgmise sammuna tahame siia panna umbes 10% meie jahust ehk siis 50 grammi. 50 grammi jahu, kallame sisse. Ei ole hullu, kui on rohkem natukene seda jahu. Nüüd segame läbi selle ilusti kõik. Tuletan meelde, et ma jällegi esimest korda elus. Kas ma panin ikka õige koguse vett või? Ma panin pool kilo vett. Ma panin 300 panema, on ju? Ma panin 300 vett panema. On, on ju? Okei, ma panin 0,5 liitrit, siis ma võtsin jahu 0,5, seda 0,5. Alustame algusest peale. Nii, kallame vee sisse, 300 grammi vett. Naksti, olemas. Paneme kõik soola, 15 grammi, mis meil on sisse. Segame soola ära. Ja nüüd lisame umbes 10% jahust. Segame jahu ära. Oletame, et konsistents tundub õige olevat nagu professionaalide videos nii-öelda, ehk siis minu videos, kuna ma olen professionaal. Võtame selle pärmi siit, gramm pärmi, lahustame selle nüüd siia sisse ära. Nüüd, mida me teeme, on siis see, et lisame seda jahu kogu aeg vaikselt juurde ja segame kogu aeg. Aga tegelikult kallid vaatajad vaatavad siin tõesti, et ma räägin siin dieedist ja tegelikult ise teen siin pizza tainast, siis iga hea dieediga käib kaasas ka üks korralik cheat day, sellepärast, et vahest tuleb ennast premeerida ka, et ainult peksta ei saa ennast nii-öelda, et ainult trenni ja jooksed, et vahest tuleb premeerida ka ja homme on laupäev, laupäeviti on tavaliselt mul nii-öelda siis cheat day on laupäeviti ja ma mõtlesin, et miks osta kuskilt pizzakioskist pizza, kui seda võiks ise teha pulli pärast ja miks mitte see kõik videopilti üles võtta kõik teiega koos. Minu jaoks on alati olnud see pärm ja niisugused imelikud ained natukene hirmu äratavad, vaata.
mis asi sul seal kerkib ja kuidas see üldse võimalik on. See on inimese loomuse vastane mingi must kunst mingi. Huvitav on see, et see tainas on natuke soe. See vist pärm vaata juba reageerib. Toa temperatuurist on ta natuke soem. Also ma ostsin endale uue mänguasja ka. Mänguasja nimega Alexa. See on päris cool. Ta alati ei taha kuulata mind, aga kui ta kuulab, siis see on päris tore. Alexa, resume! Kas see rebib? Oh! Tavai, see on see. Aga jah, Alexa, päris huvitav. See oli, vahepeal oli alles mingi 19 euri maksis. Ostsin läbi Amazoni endale. Täiesti rahul. 19 euri eest mänguasja küll nagu. Ja paneme niiske rätiku sellele peale ja laseme tal olla 2 tundi. Samal ajal, kui see tainas meil siin vaikselt valmib, teeme tänase õhtusöögi. Süsteem on väga lihtne. Võtame avokaado, lõikame avokaado pikuti pooleks, nii nagu avokaado lõikamine käib. Vastame avokaado ära. Nii, lõikame selle laimi pooleks või tegelikult 4, siis on parem mahla välja pigistada. Nii. Avokaado ma teen kahvliga väiksemateks tükkideks. Tükistan nii-öelda. Võtame selle laimi, mis me enne lõikasime katki. Paneme selle laimi siia hakkama. Siis on vaja soola ja pipart. Seda paneme maitse järgi. Sool, pipar. Ja siis lihtsalt nii-öelda mushime ära selle mögina, mis siin sees on. See on nii-öelda üks nendest võileiva määradest, mida mina ise kasutan. Vaata välja siit. Sakiline nuga oleks hea, aga mul ei ole mitte ühtegi sakilist nuga siin. Need ciabatad ma viskan röösturisse. Tuunikala. Ma teen tuunikalaga võileiva. Tuunikala ja muna. Väga hea, hästi sobib kokku. Ma panen ühele ciabatale panen natuke majoneesi. Teise teen avokaadoga. Tuunikala. Ma tean, enamus inimesed ei söö. Mu sõbrad norivad mind, et ma söön kassi konserve. Tuunikala. Ciabata sai valmis. Mina söön nüüd need ära ja teiega kohtume 2 tunni pärast umbes. Okei. Suurem on ta küll. Mina ei ole professionaalne pitsatšef, aga väidetavalt see tainas peab olema 250 grammised portsjonid umbes. Mina võtan kasutusele kaalu. Ma lihtsalt proovin praegu, et kui ma nüüd selle venna 4 lõikan. See näeb nagu päris välja ju. Kui ma ta nüüd 4 lõikan, palju üks see kaalub? 220, ongi hea. Lõikame 4 ja ongi olemas. Need asjad peab vorpima pallideks, ilusateks pallideks. Kuna mul ei ole toas nagu õige temperatuur suure tõenäosusega, siis ma panen nad tupperware'i sisse, lasen neil natukene nagu kerkida veel. Nad peavad 2 korda suuremaks kerkima ja siis mingi hetk tõstan nad külmkappi. Seepärast, et kui ma jätan nad liiga sooja liiga kauaks, siis ma arvan, et nad lähevad käärima või mingi imelik protsess toimub seal. Kas siuke asi tainal, mis siin on, kas see tuleb probleemiks, mida kerkib normaalselt? Asi, mida mina ei tea. Jeesus ka esimesel päeval veini ei teinud. Küll need välja mõeldud raamatud on huvitavad. Ma igaks juhust tahan mainida, et ma ei ole usklik. Pole minu pärusmaa välja mõeldud sõpru omada. Pokemonid on päris. 4 pitsat saame teha siis. 1 salamipitsa ja siis 3 head pitsat. Mulle näidati fuck'i praegu.
Nüüd paneme neile kaanet peale ja jätame nad seisma toatemperatuurile. Jätame meelde, millised nad on. Jätke meelde, vaatajad. See on teie töö nüüd. Öelge mulle, kui need valmis on. Ma tulen tagasi. Pizza tainas on saanud päris pikalt nüüd seista. Ma täpselt aega ei oska öeldagi. Tundub niisugune õige poiss olevat vähemalt. Selle pizza taignaga on nüüd nii, et meil on 4 tükki neid. Me teeme täna 2 tükki ja homme 2 tükki. Teeme teiega need 2 tükki ära ja siis vaatame, mis homme saab. Nii, see pizza tainas põhimõtteliselt Master Chef ütles, et paned näpud niimoodi siit ja siis niimoodi lükkad seda tainast niimoodi. Keerad ümber, samamoodi. Vaid näppe juurde ja lükkad seda tainast suuremaks. Ja siis ta tegi niimoodi, et ta pani ühe käe siia sisse ja teise käega võttis niimoodi ja venitas seda. Ja siis ta viskas millegipärast selle käe peale ja siis nii. Ja siis samamoodi venitas seda niimoodi. Okay. No obviously ma ei ole master chef on ju, aga proovime venitada lihtsalt siit sealt. Ja siis tekib sul niisugune muscle memory kätte. Sa tahadki tegelikult lõppkokkuvõttes, sa tahad kuidagi seda tainast niimoodi loopida lihtsalt, saad sa aru. Ja siis ta läheb suuremaks sul. Samal ajal, kui ma praegu siin selle tainaga mässan, siis mul selja taga on ahi soojas. Ahi on maksimumi peal. Ahjus on ka sees pizza nii-öelda kivi, mis on siis ongi mõeldud nagu pizza tegemiseks, et lased selle kivi ka kuumaks seal ahjus. Nii, ja täna ma teen siis 2 pizzat. Üks on endale, üks on prouale. Minu pizza on nagu... Oi, see on nüüd küll hea ja... Peab keerutama ka, vaata. Okei, see ei olnud tark, et jah. Minu pizza on lihtne. Mul on tuunikala ja mul on mozzarellat ja mul on igasuguseid asju siin pärlsibulat natukene. Ja teine pizza tuleb salamiga. Natuke tomatipastat. Ma ei tea, kui palju seda panna isegi. See mögin lõhnab hästi. Nii, kus on oregano. See, mis ma nägin, seal oli nagu, nad panid põhimõtteliselt kõige alla seda oreganot vaata. Pizza stone, kõik asjad on soojad. No ma ei saa midagi teha. Mine p***e. Okei, nii. Väga halb. Palun tule ilusti ära. Palun sind. Ta ei tule ilusti ära. Vaata, teine tainas juba läheb paremini, vaata. Tanja, kas mina olengi master chef? Tada! Vaata, kui kiiresti see käis. Vaata, kui oleks peal kohe tegema Andriku järgi. Siis, kui 5-aastased süüa teevad. Nii, see on sinialitusjuust nüüd. Kallid vaatajad. Kui olete näinud mu purksi tegemise videot, siis võib-olla saate aru, miks ma nii palju panen. Vaata, mul on mozzarellat ka veel. Võtame tuunikala samamoodi siit. Ma ei viitsi mingi kahvliga mässama hakata. See tuunikala on anyway nagu natuke niisugune pude. Noh, vaata kui ilus poisike. Kas ma võtan välja või? Niisugust nägu ta teeb, et ta peaks valmis olema. Tahame ruttu ära. Ma loodan, ma talle kätte ka saan siit. No jah, see on see, et ma jahu ei pannud. Mine p***. Ma mõtlesin, et ma oleks pidanud jahu panema raudselt. Ja nüüd on p***is. Ma olen treenitud professionaal, ärge kodus üritage seda.
ma vabandan väga kall, et sa esimese koletise endale pead saama. Katsetus number 2. Loodame, et läheb paremini, loodame, et tuleb ära siit küljest. Jahu on niuke asi, nagu ma aru saan, siis jahu võib panna kogu aeg, igale poole. Nii nagu su elu sõltuks jahu kasutusest. Pane lihtsalt jahu. Kui kahtled, pane jahu. Oled reede õhtul õues, sõpradega lähed jooma, mõtled, et kas homme on hea olla või ei ole. Pane jahu. Can't stress this enough. Kohtume 5 minuti pärast või 10, 15. Nii, me katsetame nüüd esimest pitsat lõigata. Vaatame, kuidas jäi. Ütleme nii, et see serv on liiga krõbe. Liiga kaua olid see ahjus. Ja natuke liiga kaua oli pitsa ahjus. Ütleme nii, et nagu pitsa maitsega täitsa. Täitsa hea. Ise tehtud pitsa kohta päris hea. Arenemisruumi on. Ootame, kuni teine ka valmis saab. Pizza number 2. Huvitav, kas me selle saame siit korralikult kätte või? Jaa, vaata, kuidas peab tegema jahu. Tuleb välja, et jahu on tähtis. Nagu päris. Minu arust see näeb juba perfektne välja. Isegi see. Tead, mida ma unustasin panna tegelikult või? Õli. Oliivõli või mingit niisugust manti. Sa pead seda maitsema. See on nagu öö ja päev. Oh my god. See on päris pitsa. See on nagu maitseb nagu päris pitsa. Väga hea. Väga maitseb. Nice. Nagu öeldakse, esimene läheb ikka aia taha. On ju, kes iganes teist olete siin, kellel on vend, noorem vend, ja te olete kõige vanem vend. Te läksite ikka aia taha, on ju. Ühesõnaga, olge tublid ja ma ei tea, millal me uuesti kohtume. Ma loodan, et millagil varsti. Üritame ikka esmaspäeviti näha teiega. Davai, olge tublid. Davai, tšau. Tšau.